Head vaatajad, täna läheb eetrisse esimene saatesarjast Kunstnikud ja kirjanikud vabadussõjas. Ja mina olen saatejuht Ranno Sõnum. Selles saatesarjas käsitleme siis 4 mehe elulugu, loomeinimese elulugu, kes siis aastatel 1918 kuni 1920 võtsid osa Eesti vabadussõjast. Ja need mehed, kellest me räägime, on siis Eduard Wiiralt, kunstnik, sealt edasi räägime siis Albert Kivikasest, kes on ka siis tuntud vabadussõja ainelise menoromaani nime Marmortahvlil autor ja lisaks ka siis arhitekt Edgar Johan Kuusikust ja kõige lõpuks luuletajast Johannes Vares-Barbarusest. Aga tänases saates räägime me Eduard Wiiraltist. Ja kui vaadata, siis Eduard Wiiralti sünniaastaks on siis aasta 1893 ja kui 1918. aasta novembrikuu lõpus algas Eesti vabadussõda, siis Eduard Wiiraltilt tabas Eesti vabadussõda siis Tallinna kunstitööstuskooli õpilasena. Ja Eduard Wiiralt astus sõjaväkke detsembrikuus 1918, kui ta koos oma klassikaaslastega liitus Tallinna kooliõpilaste pataljoniga. Ja sealt edasi moodustati siis selle kooliõpilaste pataljoni koosseisust üks salk, kes läks siis laiarööpmelise soomusrongi number 2 dessantmeeskonna juurde. Ja laiarööpmelise soomusrongi number 2 dessantmeeskonna koosseisus sõitis siis Wiiralt ka 13. detsembril 1918 rindele. Ja samuti on Wiiralti sõjatees säilinud ka päevik, mis on ka ära publitseeritud sellises raamatus nagu Koolipoisid Eesti vabadussõjas, mis on siis Merike Jüriö, Aart Nõmme ja Hanno Ojala poolt koostatud. Ja ma tsiteerin korraks siis tema päevikut siis 27. detsembrist 1918, kui ta siis kohtus siis laiarööpmelise soomusrongi number 2 ülema kapten Karl Partsiga. Ja ta on siis sellele päevale teinud siis järgmise sissekande. Tuleb kapten Karl Parts, poolkasukas ja säärikutes. Mina olen vana sõjamees ja võin kohe otsustada, kui tublina ennast mees väliselt näitab. See läige teie silmades on energiline vaimuavaldus. Loodan, et teie juba täna õhtuks meile enamlasi toote. Ja kui vaadata, siis detsembrikuust 1918 pärineb ka siis Eduard Wiiralt esimene siis sõjateemaline kunstitöö. Nimelt plakat Ostke 5% riigikaitselaenu. Ja miks üldse Wiiralt sellise plakati tegi, kuna vabadussõja alguses oli siis noorel riigil rahakott tühi ja siis oli vaja võtta mõnes sõna otseses mõttes oma rahva käest laenu. Ja siis Eesti riik hakkas müüma siis riigi laenuobligatsioone. Ja siis esimese selle sisulise plakati kujundas samuti siis Eduard Wiiralt. Aga kui vaadata Wiiralti edasi sõjateed, siis jaanuarikuus 1919, kui Eesti armee läks siis Viru rinde vastu pealetungile, siis Wiiralt võttis ka väga mitmest murdelahingust osa, nii Tapa vallutamisest kui ka Tartu vallutamisest. Ja lisaks osales ta ka siis Valga vabastamisel siis veebruarikuu alguses 1919. Ja tema sõjatee viis teda kuni siis Petseri alla välja, et Petseri all sai ta siis ka haavata. Ja kui vaadata tema siis edasist loometööd just siis õppursõdurina, siis 1919. aasta algusest pärineb veel mitmed siis tema sulest tehtud tööd, nagu näiteks Magavad sõdurid, kus siis Wiiralt jäädustas siis paberile oma võitluskaaslased. Ja lisaks on selles perioodis säilinud ka siis üks portree joonistus, kus siis Eduard Wiiralt on ennast siis portreteerinud, kus on kenasti teha, kus tal on siis sõdurimüts peas ja samuti ka siis sõduri vormis, et on siis selline töö siis Wiiralt ikka säilinud. Aga kui vaadata siis Wiiralti edasist sõjamehe teed, siis märtsikuus
1919 siis Tallinna kooliõpilaste pataljoni liikmed, kes olid siis laiarööpmelise soomusrong number 2 dessantmeeskonnas, nemad saadeti siis tagasi Tallinna, kus nad olid siis sisekorrateenistuses, et vastutasid siis tagala julgeoleku eest. Aga kui 1919. aastal loodi Tartus ka siis kunstikool Pallas, siis Viiralt tahtis ka siis sinna õppima minna ja ta tegi siis mitmeid avaldusi, et teda viidaks jälle siis Tartu kooliõpilaste pataljoni. Ja see palve rahuldati alles siis detsembrikuus 1919, et Viiralt viidi siis Tallinnast Tartusse üle. Ja ta võeti ka siis Pallase kunstikooli vastu. Ja kui ta seal õpingud alustas, siis ta oli veel õppursõdur siis detsembrikuus 1919. Aga lõplikult sai ta siis sõduri ametist priiks siis märtsikuus 1920, kui ta lasti siis erru ehk siis reservi tolleaegse terminoloogia kohaselt. Ja sellega siis ka Viiralti siis sõjatee vabadussõjas ka lõppes. Ja mina olen siis Ranno Sõnum ja te vaatasite saadet Kunstnikud ja kirjanikud Eesti vabadussõjas. Ja minu poolt siis tänan vaatamast ja peatste kohtumisteni.